Meid ootab ees kindlasti põnev mäng, mille otsepilt tuleb meile Islandilt, Reykjavikist. Vähemalt natukene. Ja siit tuleb küll tugev löök ja see läheb sisse. Müürist läks... müür pai pea vahele ja sealt tuli veel Isarikos ette ja Ruus sellega rahul ei olnud. Kraševski kapten. Siis nüüd mängib Göteborgis, Rootsis ja Silmer on Nõmme Unitedi kasvandik. Aga leitakse jälle Põhja-Makedoonia ründaja siit üles ja saab löögile ka ja lööb ikka väga meisterlikult. Siit ei saa talt mitte midagi ära võtta. Otse alla nurka väravaile kõige kaugemasse kohta, kuhu hüpata. Väga libedaks. Ja vaatame, kuidas see lahendatakse. Et usun, et see tuleb jälle sinna ette posti ja äkki päris hästi isegi. Ja tuleb taha posti ja Ruus ei saa sinna kätt vahele. Seda hetke tõesti siin üle elada ei õnnestunud. Minnaks ma arvan, et siit lüüaks otse peale, aga küsimus on kes. Ja Alamaa panebki ise ja üks on olemas ja hakkab pihta see rodeo. Lähme siit edasi ja tundub, et Alamaa oli tõesti see, kes selle... See roheline mees seisab. Sinna on vaja jõuda. Jälle Valdmets on seal hästi segamas seda olukorda. Aga siiski eestlased kaotavad. Ja saab siin joostma. Väravat tuleb ka välja ja eksib täielikult sellega. Frankovski lööb siit 4. värava ära. See oli täielikult vastu mängukäiku hetkel ja Ruus tuli selles olukorras välja, kui ei olnud tegelikult vaja. Kui Eestil õnnestuks siin kas või üks tagasi lüüa, et sellega peaks rahul olema. Vaatame äkki siis sellest olukorrast see õnnestubki. Leitakse nüüd Palbergi ülesse ja sealt ta selle ühe tagasi lööb. Söön oma sõnu, mida ma enne küsisin. Aga on näha, et ei minda isegi palli järgi. Siis väga kiiresti. Aga vaatame selle, Valdmets saabki selle hea söödu